Sütevaka võib-olla selle poolest siis ka sobis hästi, et kuna ta on Eesti üks selliseid omas amploaas hinnatumaid kunstnikke ja kuulus mitte ainult siis ka Eestis. Nii et kunstivargad üldiselt hoiavad tal silma pidevalt peale, et tal ei ole kodus põhimõtteliselt ju mingit sellist kaitsemeeskonda. Ja relvad on talt ka ära võetud nüüdseks juba ja füüsiliselt ei ole ta väga kõva löömamees, aga relvadega suutis siiski nagu pätid eemal hoida. Ja niipea, kui need relvad olid läinud, siis olid ka vargad sees ja kasutasid ära selle võimaluse ja lihtsalt viisid talt suure osa tema ateljees värskelt valminud tippkunsti minema, nii et Andres oli tulivihane selle peale ja käis mööda Tartut ringi nagu vaim ja otsis jälgi ja proovis leida kuskile sillutisele kukkunud siis lõuendiribasid ja mille järgi siis nagu seda varastatud maalide äraviimise suunda kindlaks teha, et teada saada, kes nendest Tartu kunstiröövlitest tema pildid pihta pani. Et see detektiivi teema haakus tegelikult Sütevaka igapäevaeluga täiesti üks-ühele. See oli ka veel kummaline kokkusattumus. Detektiivi olemus on üks-ühele Sütevaka, eriti see pilt siis, mis tal seal oma maaliraamatus oli see paretiga ja natukene üle vaatamas, kergelt kahtlustav, paranoiline, ajamata habemega, prillidega, mingi kaabu peas, mingi kohver käes. Ja siis niisugune, ütleme, elust vintsutatud mees, kes veel kuidagi tuleb toime. Ja siis ühes punktis ta peab minema kuskile arhiivi või raamatukokku ja uurima mingeid kaarte ja selliseid teatmeteoseid ja raamatuid. Tervist, Mats on minu nimi. Väga tore. Tegu on sellega, et on vaja lavastada Andresega peaosas üks kaadre ühes seeriast, mis läheb raamatusse, nii-öelda fotomaterjalina. Ja seal kaadris on situatsioon selline, et Andres peab olema laua taga, tema ümber lauale on laotatud kõik võimalikud, parem on kui mingid vanaaegsed kaardid, maakaardid ja linnakaardid. Ja siis mingid teatmeteosed või üks nagu vanad raamatud. Ja ta siis tukub nende keskel, niimoodi pea laua peal või käe peal. Et kas teil on mingeid selliseid kaarte, mida saab lahti võtta ja tekitada lauale siukse nagu, ütleme, uurimistöö situatsiooni? Jutt käib tänasest, sest homme tõenäoliselt sind ei ole seal. Tartu linnavalitsus tahtis, et ma selle raamatu kirjutaks või et oleks midagi muud või midagi teistmoodi, siis ma hakkasingi mõtlema, et milline võiks olla siis Tartu linna tutvustav selline väike vihik. Ja ma mõtlesin, et see võiks olla selline, kus lisaks nendele piltidele on ka veel mingisugune lugu. Kuna minu kui kirjaniku jaoks on hästi oluline see lugu, siis ma mõtlesingi, et hästi palju on räägitud sellest Tartu vaimust. See jutt on nagu selline nii ja naa jutt. Põhimõtteliselt on see nagu mingisugune selline songermaa, et seal võib midagi olla ja võib ka mitte olla. Aga mulle tundub, et see Tartu vaim on lihtsalt selline
hea hämar asi, mille alla saab igasuguseid asju nagu liigendada ja lükkida üksteise otsa. Ja siis ma mõtlesingi, et see oleks selline raam, mis ühendaks selle ühe tegelase Ilmar Lepnurme teekonda. See Ilmar Lepnurm on natukene selline kohtlane tüüp, tuleb Tallinnast ja proovib nädala ajaga siis Tartu vaimu leida, et arvab, et see on midagi konkreetset. Ja siis hakkabki seda otsima, aga ei leia seda ja satub mingisuguse jama sisse kogu aeg. Ja ühesõnaga mõtlesin, et selline võiks olla Tartut tutvustav raamat. Et sest ega väga raske on ju öelda, et mis nagu see linn on või mis siin nagu olulist on. Ei, tegelikult sa näed välja täpselt niisugune, et tahad endast head muljet jätta, aga hea mulje ei jää. Sikk detektiiv, kellel on mõningad õnnestumised. Keskeline mees, sisse kantud ülikonnas, suvise kaabuga käes, kulunud kohvri ees prillid, on just rongilt maha astunud ja seisab Tartu rongijaama perroonil. Sellel pildil vaatab ta otse fotokaamerasse. Ta teab täpselt, et nüüd tehakse temast pilti. Mehes on midagi detektiivilikku. Nii arvab ta endast, et põhjendada oma üksindust ja pulstis olekut ja seda, miks tal pole naist ega lapsi. Aga just sellepärast, et ta on pühendanud kogu oma elu vandenõude paljastamisele, majadest vaimude väljaajamisele ja muudele hämaratele, teadusest väljapoole jäävatele teemadele. Tema nimi on Ilmar Lepnurm ja talle on vastu tulnud üks praktikandi neiu, kes teeb härra Lepnurme saabumisest ajalehte lugu. Härra Lepnurm, mis toob teid seekord Tartusse? Eks ma olen siin ennegi käinud ja üks mu lahendamata küsimus on mind siia alati tagasi kutsunud. Oma erialalt olen ma joonestaja, aga sama hästi võib mind nimetada sensitiiviks, detektiiviks ja minu poolest isegi unenägude seletajaks. Sest meie reaalse maailma sees või kõrval on veel maailma, mida ei saa mõõta ega käega katsuda, aga mida me kõik tunneme ja tajume. Sellel nädalal hakkas mul puhkus ja ma otsustasin selle veeta Tartus, et lahendada Tartu vaimu saladus. Esmalt vaatlen, kogun infot läbi erinevate ajastute, kohtade ja inimeste, sünteesin seda materjali. Minu eesmärk on see vaim ära tunda ning seejärel ta avalikustada. Liiga palju on temast räägitud. Teda otsitud, aga ikka on ta jäänud liiga hämaraks ja hoomamatuks. Ma usun, et ta on midagi konkreetset. Ka tema väärib päevavalgust ja pilti ajalehes. Ma tahan teada, kes peidab end tema taga. Teda vaatab hiiglaslik silm, mis vahepeal pilgub. See on teleskoop, mille ots on suunatud härra Lepnurme suunas. Silm, mis teda vaatab, kuulub Struuvele. Tulge sisse. Minu nimi on tean, ma tean kõike. Kohe oleksite pidanud siia minu juurde tulema. Nii et Tartu vaim on siis teie juures. On siin, on seal. Ta liigub. No tulge vaadake ise. Härra Lepnurm läheb teleskoobi taha. Kas siis see ongi Tartu vaim? Jah, ma ise kutsun teda Tartu vaimudeks, sest see on ikkagi kaksiktäht, mitmus. Nii et teie juba leidsite ta üles. Ei, ärge olge pettunud, ega sellest pole midagi, et mina ta leidsin. Sinna minnes on ta alati nagu uus ja kõik on nii, nagu oleks ikka veel 19. sajandi algus. See on mõnusa jalutuskäigu kaugusel. Vabandust, mida? Ma ei saa praegu hästi aru. Kas Pirogov jootis teile jälle seda oma eederit? Ei, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas saab ühe tähe juurde minna. Väga lihtsalt. Täpselt samamoodi, nagu lähete oma pruudile külla või leivapoodi. Hakata ka minema. Mul on selle jaoks isegi meridiaan tõmmatud. Jakobstadini välja. Hoiate 3 kraadist kinni ja 35 minutist ja muudkui aega lähete ja vaatate, mida mu kaksiktähekesed teevad. Olete valmis? Olgu. Aga kust ma siis alustan? Astuge aga siit aknast välja.
Aga ühte asja peate meeles pidama. Tartu ja selle meridiaani juures tegin ma ühe olulise avastuse. Siin ei arvestata aega. Seepärast keerlebki kõik siin rõõmsa pallina läbi igaviku. Koos sina ja mina, Eelvest ja Liiv, Tooming ja Koidula, Lotman ja noored Lotmanid. Härra Leppnurm sõidab jalgrattaga mööda köit ja on ise imestunud. Mina arvasin, et see Struve meridiaan on midagi abstraktset, aga ei sõida nagu nööri mööda. Võib-olla peidab end see, mida te otsite teie enda sees. Tartu vaim, minu sees. No miks mitte? Mina olen saanud just siit vastused kõigile oma olulisematele küsimustele. Te peate endale otsa vaatama ja läbima labürindi. Peeglid. Siin saate te aru, mis on näiv, mis tegelik või vastupidi ja kas sellel ongi mingisugust vahet. Astuge peeglite maailma. Vaadake, kuhu te välja jõuate.